Tšau! Tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile ja mu järjekordsesse nädalalõpu vlogi. Täna on neljapäev ja täna on mu põhimõtteliselt viimased selle hooaja trennid ja ettevalmistused hooaja lõpu kontserditeks. Ja praegult ma just käisin poes, ostsin mingit snäksi ja liigun nüüd tegelikult üldsegist Free Flow'sse, et teha uue showproovi koos Maritiga. Sest meil on varsti üks esinemine tulemas ja on vaja natukene korrata. Ja siis ongi mul 3 trenni, 3 erineva grupiga ja siis on mul veel lisaproov esinemise jaoks, mis toimub pühapäeval, kus ma siis, meil tuleb selline suur fusion võistlustiimi reunion, ma ei tea, popurrii kava, mida me teeme siis juubelikontserdi puhul etendusel. Ja ehk siis tuleb täna väga palju tantsu ja vaatame, kuidas tänane päev läheb. Ma olen veits väsinud ausalt öeldes, aga we got this. Kell on sujuvalt saanud 9, veerand 10 õhtul isegi ja ma ei ole jõudnud siiamaani kaamerat kätte võtta. Mul oli just 2 girli trenni, 1 Hillsi trenn ja need olid siis kind of nagu hooaja viimased trennid Dance Actis eriti, sest et juunikuus on meil ainult suvetrennid, aga Free Flow's on meil hooaeg natuke pikemalt ja nüüd ma jooksen edasi Revalsporti, kus meil toimub kunagise esindustiimidega reunion proov ja see hakkas tegelikult kell 9 juba, aga kuna ma tulen otsa trennist, siis ma olen natuke hiljaks ja õnneks ma olen soojenduse ära teinud ja jõuan isegi võib-olla väikese kiire ampsu teha enne, kui mul proov hakkab, sest et ma ei ole juba ammu söönud. Teeme kõik nüüd ilma koreota korra kõik jutud läbi. Viime selle Aleksandri sinna taha keskele. Kell on saanud 23:45 ja ma jõudsin lõpuks koju. Ma ostsin endale Circle K's ühe wrapi, sest et ma ei suutnud mõelda sellele, et kui ma koju jõuan, ma pean süüa tegema. Ja ma ostsin endale veel ühe Heavenly, et natukene taastuda tänasest päevast, sest et mul oli täna uue showproov, 3 trenni ja proov veel otsa. Ja I am dead. Nagu need proovid, trennid just ei olnud minu jaoks endale väga füüsiliselt nagu rasked, aga lihtsalt vaimselt olid need nii rasked, sest et nagu nii palju peab jälgima ja suunama ja nagu endast energiat andma, sest meil oli täna viimased proovid enne etendusi ja see nõudis väga palju energiat ja kohalolu. Ja ma nii loodan, et mu õpilased on valmis etenduseks. Mulle tundub, et kind of on, et kellel veel midagi vaja iseseisvalt läbi teha. Ma loodan, et nad teevad seda. Ja siis ongi lõpupingutus hooaja lõpuks veel. See on crazy. See on minu jaoks nii veider, et hooaeg hakkab läbi saama. Okei, nagu Dance Actis meil hakkavad juunis nagu suvetrennid, aga Free Flow's on meil
Veel natukene pärast etendust jäänud veel mõned trennid teha. Mõlemas grupis tegelikult mul on päris palju ka nagu ette tehtud, ehk siis midagi me saame ära jätta. Aga jaa, see hooaeg saab läbi, see on nii haige. Circle K krõbekanavrapp on nii hea. Reaalselt see kaste on mingi, ma ei tea, mis cracki nad sinna panevad, et see on nii hea. Ja see krõbekana on ka nii hea. Kuidagi viimasel ajal mu toitumisega on veits pekki läinud, sest et ma nagu ei jõua süüa ja ma ei ole jõudnud sellega tegeleda, et preppida, kuigi ma tahaks seda täiega teha. Aga lihtsalt kuidagi kogu aeg päevast jääb aega puudu. Ma arvan, Fusioni trenn läks ka enam-vähem hästi. Veits on veel segane see kõik, mis me teeme seal, aga ma arvan, et we got this. Ja see on jah pigem vist rohkem isegi meie kui tantsijate jaoks nagu äge. Et ma arvan, paljud isegi ei tea, et siuke grupp on eksisteerinud, sest nii palju uusi inimesi on stuudiosse tulnud. Ma ei tea üldse, kuidas selle kavaga ma täpselt teen, sest et mul on pärast seda kava ainult üks kava vahet, et minna Greasy Gina lavale. Ja mul on nagu suht suur mingi, ma pean paruka endale pähe panema ja kostüümi ära vahetama ja jõudma nagu hingata ka, et ma saaksin laulda päriselt. Ehk siis see vahetus tuleb ilmselt üsna nagu scary. Aga we got this. Ma tahaks täna enne magama minekut jõuda veel vlogi monteerida. Mul on vlog suht nagu valmis, aga viimased asjad veel vaja teha, et ma saaksin üles panna. Ja siis ma tegelikult tavaliselt alati teen oma õpilastele ka analüüsi, niimoodi sekundite kaupa, aga viimased korrad see on nii kaua aega võtnud. Et ja ma proovin nagu võimalikult vähe seda teha selles mõttes, et nagu kõige olulisema saada kirja. Aga ja see võtab alati reaalselt tunde aega, sest mulle meeldib minna nagu detailidesse. Ja nagu see on hea, et ma lähen, aga lihtsalt kuna see on nagu kõik minu vabast ajast ja minu vabast tahtest, et ma seda teen, siis sellistel aegadel, kus seda aega ei ole nii palju, siis on nagu veits nagu lisatöö. Aga ma tean, et see on väga vajalik. Nii et ma söön oma rapi lõpuni ja hakkan toimetama ilmselt. Ma jõudsin kuskile maani oma vlogi monteerida, aga kuna kell on juba kohe varsti 2:30, siis tulin korraks diivanile chillima. Ma lähen nüüd lõpuks pessu ja tuttu, sest homme on ees ootamas järjekordne pikk päev. Ja tegelikult ma tahtsin öelda, et Luna sai täna 5-aastaseks, ta on meil siuke suur kiisu juba. Ma tegin täna temast ühe toreda reelsiga, kus ma panin kokku mingisugused videod tema mingitest hetkedest, kui ta oli veel väike ja kui ta nüüd meil suur on ja nii toredaid hetki on ikka temaga olnud koos. See on nii tore ja armas, et ta meil on olemas ja on siin niimoodi alati minuga siis, kui mul on raske ja siis, kui mul on tore ja siis, kui on mul rõõmus ja kurb tuju, nii et on ju niimoodi lõntsik. Palju õnne sünnipäevaks. Ammusta sopis. Ühesõnaga, hea tööd ja näeme juba homme hommikul. Tšau! Tere hommikust! Täna on reede ja ausalt öeldes ma ärkasin täna üles selliselt, et ma sain aru, et ma olen sisse maganud. Ma tahtsin mingi 9:30 ärgata, aga ma ärkasin lõpuks kell 11 ja me pidime kell 11:15 startima muusikapoodi. Ühesõnaga me käisime ostmas mulle kõrvamonitore, nii et neid ma saan siis nüüd edaspidi kasutama hakata. Ja nüüd ma liigun edasi Dance Actis, mul on seal väike koosolek, sest et uuel hooajal on mul natukene uuendusi tulemas seal see stuudio osas. Tuleb natukene rohkem trenne kui muidu, aga enne ma tahaks kiirelt midagi süüa ja tahaks kindlasti kohvi, sest ma ei ole siiani hommikusööki söönud ja I want some breakfast. No nii, koosolek on tehtud. Õues on nii mõnus, ilma reaalselt õues on 16 kraadi, full päike, täiega kevade tunne juba ja ma käisin koosolekul ära, rääkisime mingid uue hooaja asjad üle, mis ma pean arvestama ja kuidas me võiksime kõike seda teha. Ühesõnaga ma hakkan siis uuest hooajast andma Dance Actis ka jazz-funky trenne ja ülipõnev, sest et sorry, ma hakkasin vlogi tegema.
ma kogemata helistasin, ma ei tahtnud sulle rääkida vlogi juttu. Mu kogemata helistasin Roomale samal ajal, kui ma hakkasin vlogima ja siis ta kuulis kõike seda juttu, ta oli nii segaduses. Ühesõnaga, ma liigun nüüd tagasi koju. Ma tahan ostan poest midagi süüa koju, siis meil on külmkapp täitsa tühi ja siis ma tahan ruttu vlogi monteerida valmis. Siis mul on vaja hakata ette valmistama ennast juba vaikselt Nancy esinemiseks. Meil on täna show Keilas ja sinna me lähme juba mingi kella 5 midagi paiku, sest show isa on kell 7 juba õnneks, nii et saab jälle varakult heal kellaajal esinetud aga jah, tänu sellele, et meil see nüüd nii palju varem on, siis ma ei saa minna täna Rippeli-trenni. Pean sellest ka veel kirjutama. Seal me valmistume tantsuvideo filmimiseks. Aga midagi, ma nüüd tangin autot ja poodi. Let's go! No nii, kell on saanud 17.22 ja mina sain ennast valmis. Ma ei jõudnud vahepeal üldse midagi filmida, sest et ma sain aru, et mul oli jälle järsku väga-väga kiire. Ma tahtsin ruttu saada vlogi valmis, et ma saaksin selle täna postitada ja siis mul oli vaja ennast valmis teha Nancy esinemise jaoks. Meil hakkab see 1,5 tunni pärast. Ma ei tea, kuidas see juhtub praegu nii, et ma ei jõua lihtsalt süüa. Ma võtsin lihtsalt karbimaasikaid kaasa ja ühe kohukese kaasa ja see ongi minu tänane lõunasöök, sest et ma ei jõua sellega tegeleda ja sest ma natukenegi saan süüa midagigi. Ma kunagi ei saja, kuigi nagu päevasse vaadates siiski paistab. Ma olen nüüd Keilast tagasi ja esinemine on tehtud. Wow. Ausalt öeldes seal oli mega külm. Reaalselt hakkas vaikselt vihma sadama, vana hea Eesti suvi. Et on ilus ilm ja siis järsku tõmbab täiega vihmaks ja mingi jahedaks. Ülikülm tuul oli ja siis me korraks mõtlesime, et äkki me peaksime lavale minema nahktagides, aga siis me ikkagi läksime ilma ja tegelikult see oli väga hea otsus, sest et lõpuks ikkagi oli päris palav seal. Ja kuna lava oli nii nagu selline avar ja lai, see ei olnud nagu kuidagi kaetud või mis iganes, siis üliraske oli kuidagi, ma ei tea, nagu jõudu või energiat ei olnud nii palju, kui oleks võinud olla, et ma tundsin, ma pean hullult pingutama ja nagu vaeva nägema selleks, et mu keha läks nagu siuke alive ja nagu tugev ja siuke jõuline ja nagu, et oleks mingit särtsu, et kuidagi nagu raske oli natukene täna, aga jah, ma eeldan, et see on sellepärast, et lava oli selline, sest Anna ütles, et tal oli nagu samasugune tunne. Aga muidu ma arvan, et läks hästi ja see on nii nice, et meil need esinemised on nii normaalsed kellaajal. Kell pole isegi 10. Ma saan rahulikult koju tulla ja chillida ja meil vist tulevad sõbrad külla ja siis saame nendega veits hängida ja veits nagu nii-öelda ennast veits tuulutada sellest viimase hooaja nädala hullusest, et ja ma teen nüüd kiirelt süüa midagi ja hüppan pesust läbi ja ilmselt ma sellega täna siin lõpetangi, nii et näeme juba homme. Tšau! Tere hommikust, täna on laupäev ja mina oma padjanaga liigun juba Salme kultuurikeskusesse, sest meil toimub seal Dance Acti hooaja lõpu kontserdid, Practice Night, Showcase, Spring Edition. Meil on tulemas täna 2 etendust, kella 3 ja kella 5, ehk siis päev on tulemas super megapikk. Meil hiilsalgajatega on kogunemine juba 13 minuti pärast, kell 11 ja meil on lavaproov umbes 11:30 paiku. Ma nii lootsin, et ma jõuan ennast rahulikult kodus veel korda teha, meigi teha ja siis kõik ikka vana hea läks järsku nii kiireks, et ma ei jõudnud peaaegu mitte midagi teha. Ma pakkisin oma asjad kokku, tegin hommikusöögi ja siin ma nüüd olen oma full padjanaga. Ma ei tea, ma peaks ilmselt enne, kui ma jõuan sinna midagi ikkagi oma näoga tegema, sest et ma olen reaalselt, näen välja nagu otse voodist tulnud. Ma teen vähemalt oma patsid lahti, meil on vaja lukke, aga ja ma teen lahti, et ma ei oleks päris 12-aastane. Ma olen päris närvis ausalt öeldes tänase osas, sellepärast, et mul on vaja olla laval 4 korda. Tegelikult 6 korda, meil on ka veel treenerite aktu ja seda treeneri akti ma ei ole absoluutselt jõudnud harjutada ausalt öeldes, aga ma loodan, et ma kindlasti jõuan
sellega tegeleda täna. Lihtsalt veel üks natukene lisastress, pluss ma pean jõudma täna vahepeal proovida vahel käia 2 kindapaaril järgi, sest et meil oli see kindadraama ja nüüd mul oli vaja practice näiteks neid veel leida ja issa, mul on juuksed kuidagi väga rõvedad. Mul oleks nagu palsam jäänud juustesse. Okei, enam-vähem. Ühesõnaga, et ma pean veits täna jooksma ringi ja kuna meil on seal süsteem, et treenerid aitavad ka mingisuguseid asju seal teha, et näiteks ma pean olema vahepeal front deskis, et inimesi juhatada riietusruumidesse ja ma pean olema vahepeal kontserdi ajal lava taga, et juhatada gruppe sisse, et kes peab olema millal kulisside taga, siis natukene on see, et nii palju peab tegema. Pluss mul on õhtul veel Crazy G esinemine, 15-minutiline show ja ma natukene selle pärast ka pabistan, nii et mul on see niisugune väikene elevus. Aga ma tean, et ma saan hakkama. Ma alati vingun. Tegelikult ma ei vingu, ma lihtsalt ütlen, et mul ongi tõesti väga palju asju tulemas. Aga ma tean, et ma saan hakkama ja ma arvan, et tänane päev tuleb üli äge. Väga pikk ja raske, aga üliäge ja ma arvan, et väga emotsioone täispäev. Et tuleb ülimalt äge, ma olen väga excited, sest et see on meie hooaja viimane nii-öelda official asi, mida teha ja siis saab selle hooaja purki. Võtsin vahepeal kiire kohvi endale, et natukene ennast turgutada, siis ma tundsin, ma olen ikka päris väsinud ja nüüd meil hakkab varsti teise grupiga lavaproov ja siis on varsti treenerite proov ka ja mul on vaja selle jaoks enne harjutada kindlasti, sest ma ei mäleta mitte midagi. Jaiks! Mul oli just natukene aega, et käia järgi nendel kinnastel, mis meil puudu olid ja nüüd meil hakkab etendus 10 minuti pärast ja ma jõudsin kohale. Nii et let's go, lähme lavale, treenerite act on meil esimene ja siis ülejäänud hiilsid. Nii ilus valgus on see. Asetuste teema oli veits seal ja oleks kaua veits meelest ära. Seepärast võtki küll muu koha peal. Smile for the camera. Wow. Kolm, kaks, üks. I'ma paint my roots Ferragino, cause I'm a legend. Practice night ongi tehtud ja nüüd on aeg sõita edasi Uuslainesse, kus mul toimub kohe soundcheck tänase õhtuse esinemise jaoks. Ara practice night läks väga hästi. Lõpuks oli energiat suhteliselt null, sest et ma sain aru, et ma ei ole hommikust saadik mitte midagi söönud, vaid ühe kohvi joonud veel pärast hommikusööki. Keha on väga väsinud ja veits sossu, aga võigates teeme viimased tänased asjad ka veel ära. Nii, soundcheck on tehtud ja nüüd ma liigun Dance Acti treenerite afterkale. Ja ausalt öeldes mul on mega suur närv selle Stylova Crazy G show pärast, sest et
ma sain aru, et ma olen väga hajevil ja mul ei ole sõnad nii kindlad, kui mõned võiksid olla. Seega ja ma muretsen, et ma lihtsalt ajan sõnad sassi, sest kõik on uued laulud põhimõtteliselt, mida ma seal teen. Aga Rooma oli minuga seal ja ta rahustas mind. Ma loodan, et kõik läheb hästi ja no küll läheb hästi. Ma loodan nüüd lihtsalt, et ma ei jää kinni sellesse, et mingi kõik läheb sassi, vaid et ma proovin nautida rohkem, et siis tuleb see energia ka paremini. Aga nüüd ma hakkangi kohe jõudma. Vaatame, mis seal siis toimub. Saab lõpuks äkki süüa pärast seda, kui ma sain viimati reaalselt hommikusöögiks. Ma olen mega näljane. No nii, ma olen tagasi kodus ja practice night on tehtud. Treenerid aftercall jõudsid ära käia ja mul on nii palju vähem stressi tänu sellele, et üks event on tehtud. Aga jätkuvalt on mu peas see, et okei, mul tuleb nüüd Chrissy G live üle väga pika aja. Ja ma nüüd just harjutasin koju jõudes terve seti läbi veel, et mul oleks võimalikult palju kindlust. Võtsin ühe noko, et mul oleks võimalikult palju energiat selle jaoks ja nüüd ma hakkangi selle jaoks ennast valmis sättima. Sinna üritusele on tulemas ilmselt ja juba on väga palju tantsijaid, kes kõik teavad mind. Ja mul on veits nagu... Ma olen see perfektsionist, kes tahab, et oleks kõik ideaalselt, aga ma tean, et ma lähen sinna show'd tegema ja peaasi, et mul enda energia oleks hea ja et ma lihtsalt paneksin hullu, mis on nagu ühtepidi natukene võib-olla lihtsam, teistpidi väga palju võhmakam ja raskem ja natukene nagu teistmoodi pressure'id mu peal, aga ma saan hakkama. ma pean alati seda endale nagu välja ütlema, et I got this, ma olen seda juba teinud, muidugi mitte nende lauludega, mis mul täna tulevad, sest mul on setlistis ainult mu uued laulud, mis on kõik ikkagi natukene värsked minu jaoks, ehk siis nagu sõnade mõttes ma pean ikka suht palju nagu kaasa mõtlema. Mul hakkab see umbes tunni ja 15 minuti pärast, nii et ega mul ei olegi palju jäänud aega mu praegune make practice nightist. Okei, kaamerasse vist enam-vähem näeb välja, aga kui ma vaatasin seda lähedalt, siis ma oleks siuke tunne, nagu ma läksin selle meigi teinud eile, ma ei tea, välja minekuks ja ma olen maganud vahepeal ja ägistanud ja mida kõike veel ja siis see näeb väga disgusting juba välja, nii et ma tahan seda kõik maha võtta ja uue meigi teha, et ma tunneksin ennast maksimaalselt enesekindlalt. Ühesõnaga hirmus, aga I got this. See on ju nii äge, et ma saan seda teha ja see on crazy, et ma sükest asja saan teha, seega ja ma proovin ja ma tegelikult naudin kõike seda täiega lihtsalt alati ju tahad anda endast parimat ja olla nagu parim iseenda jaoks ka. Ühesõnaga hakkan ruttu ennast sättima ja siis ongi vaja vaikselt ennast juba, ma ei tea, ma isegi tea tegelikult veel siiamaani, mida ma selga tahan täpselt panna. Aga ma panen midagi sellist, millega mul oleks maksimaalselt mõnus olla ja et ma ei peaks mõtlema, et kuidas mul olla on, et ma tahan, et mul oleks ideaalne olla. Vot, aga ühesõnaga ma panen ennast nüüd valmis, let's go. Tundub, et ma olen Chrissy G's valmis. Panin endale selga midagi sellist. Ma ei ole kindel selles 100%. Panen võib-olla selle siia alla rohkem. Nii. Ja siia alla veel tanksaapad. Ma ei tea. I hope it's enough. Ma tunnen sellega ennast enesekindlalt ja see ongi kõige olulisem. Tahaks tegelikult veits, et siin oleks midagi. I don't know. Special surprise for you. Y'all ready? Make some noise, people! Hi guys, how are you feeling?
I want to see you party tonight, yeah? Tere hommikust, täna on pühapäev ja mina olen ennast vaikselt valmis saanud. Pakkisin kõik oma asjad, tegin ennast veits korda ja siis ma hakkan umbes 15 minuti pärast startima Alexela kontserdimaja poole, kus meil toimub täna siis Free Flow 15. juubelikontsert, kus minu grupid siis esinevad, ma ise esinen seal 2 grupiga ja lisaks Cruisy G esineb seal. Esitan seal ühte oma laulu koos mu Flick Crew'ga, nemad seal tantsivad ja väga põnev, sest et ma ei tea, kuidas see kõik hakkab välja nägema ja kuidas meil kõik seal läheb. Olemas väga palju Eesti artiste, näiteks Uku Suviste, Stefan, Minimal Wind, Siim Koppeliga teeme ühe acti koos, siis Grete Paia, Laura Põldvere, Laura Prits ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ja tuleb üks, ma arvan, väga raske päev, aga ma arvan, väga äge päev. Ja ma nüüd just vaatasin üle, mida ma tahan endal Cruisy G asjaks selga panna ja mul on jälle mingi 100 miljon kotti. Ma viin asjad ära ja siis mul on paari asja veel vaja esinemise jaoks, tahaks mingit body shimmerit ja tahaks uut linerit osta, seega ma hüppan poest ka veel läbi. Ja eile oli nii haige päev ikka, et see oli nii pikk meile, jõudsime lõpuks koju mingi 1:30 paiku sellelt Stylova ürituselt ja lõppkokkuvõttes ma arvan, läks seal ka hästi, et mul oli seal oma support club, kes esireas oli ja Rooma seal täiega aitas mind ja toetas mind ja lõpuks oli ja väga nice vibe oli, et väga raske oli, sain aru, et ikkagi mega vähe võhma on mul laulmise osas, et ma iga kord ütlen seda, et ma peaks seda rohkem treenima, aga ma ikkagi nagu ei tee seda piisavalt, seega suvel ma võtan selle rohkem kätte, kui mul on rohkem aega ja trenne ei ole nii palju. Ja täiega tore oli seal ja ma jäin nagu rahule sellega, sest et ma alguses ikkagi olin suht nagu stressed out about it, aga tegelikult oli väga okei. Ja ma tahtsin näidata tegelikult, mul õpilased tõid sellise ilusa kimbu ja Maarit käis ka eile vaatamas, tõi mulle sellised lilled ja ma sain hooaja kingituseks veel ühe kinkekaardi, et minna puhkama ja sain šampuse pudeli, mis nägi väga fancy välja ka ja ma olen nii tänulik oma õpilastele, et nad on mul nii tublid ja toredad. Vot, aga ma nüüd siis hakkangi startima ja näeme juba Alexelas. 3 ja 4, 5, 6, 7, 8, lõppu koos 3, 4 ja 5, 6, 7, 8. Aha. Hoia. Nice. Okay. Aha. Siia mingid sööke. Ma käisin vahepeal poes, ostsin mingid sukapükse ja mingid body shimmerit ja nüüd ma hakkan sööma ja ennast valmis panema, sest varsti on juba Cruisy G lavaproov ja selleks ma tahaks enam-vähem valmis olla, et proovida, mis toimub. Aitäh, minge ennast valmis seadma, poole tunni pärast alustame minust ajal tavas 17:30. Smile for the camera. Valmis. Davai, hüüame Girli ja 3, 2, 1. Girli!
sa? Valmis. Täiega. Meiega. All right. Väga lähe. Nädalavahetus oli küll väga raske ja väga väsitav, aga ma arvan, et see kõik oli seda väärt, sest õpilased said nii palju emotsioone ja elamusi nende kontserditega ja ma olen väga tänulik kõikidele oma õpilastele, kes olid seal ja kes on mind alati usaldanud ja minuga koos kasvanud. Loodan, et sulle meeldis see video ja näeme juba järgmine kord. Tšau ka!